Pataljon harjutas täna kaitselahingut, mis on üks loomulik jätk peale viivituslahingut. Hetkel selline olukord, et vastane üritab lahingpaariga meie rühmitust siis ilmselt paljastada. Jookseb see ringi ees, veiderdab, loodab, et me avame tuld tema pihta. Et hetkel lihtsalt oleme varjus, varjame ennast ja kui tuleb kuskilt mõni suurem üksus, siis sõltuvalt, kust ta tuleb, siis teeme neile vastumanööri. Siiani oleme vastu tegevust teinud. Hommikul 8 alustasime rünnakut, liikusime soomukitel ja tõrjusime vastase vastuvõtupositsioonidel. Seejärel ootasime natuke aega, liikusime edasi ja hakkasime järjest vastase objekti võtma. Meie ülesanne on eelkõige tänasel õppuse päeval vastasele õpetust anda ja meil on nagu rohkem elusi kui reaalselt oleks, kui me ründaks. Vastast oleme oodanud eile õhtul kella 8 saadik, oli kompanii valmisoleku aeg. Öö möödus iseenesest hästi, et saime ööbida heina sees, et lakas ja küünis. Tavaliselt on ikkagi nii, et kui mingisugune lahing ja tegevus pihta hakkab, et siis meestel ka motivatsioon tõuseb ja tahavad ise ka teha. Loodaks, et tuleks natukene rohkem tegevust. Et siin esimesed päevad on olnud niisugused istu ja oota. Et võiks tulla niisugust, actionit võiks olla. Minu hinnang sõduritele oli selline, et me saime hakkama väga hästi. Parandada on alati midagi, aga esmamulje sõduritest kohe praegu peale kaitselahingut on hea. Kohalikega on kontakt äärmiselt hea olnud. Kohalikud on jaganud sõdurpoistele mul kommi ja vett oma kaevudest, nii et see kontakt on olnud äärmiselt positiivne. Nende toetus meile tähendab seda, et nad toetavad riigikaitset üldiselt. 5-2, tulete siit samast, Kai. Lähme, katme paremale. Tere! Ma langesin! Kõik, kes on elus, liigutage ennast! Siia jõe peale sai ehitatud siis jooksusild, ületamaks jalaväel võimekust ületada siis jõgesid siin. Siin on 2,5 meetrit sügav vesi. Sild kannab ühe täis varustuses jalaväelase korraga üle. 2 tükki läheb ka veel ära, aga 3 ei pruugi veel enam. Sild hakkab vee alla vajuma ja selle ületamine läheb keerulisemaks. Pärast seda, kui harjutus on läbi, siis korjame silla uuesti ülesse ja vajadusel paneme selle luude kohta ülesse. Kevooturum siiani on olnud väga põhjalik, meie jaoks palju planeerimist, koostööd jalaväeüksustega ja palju magamata öösid.